Kiitus Jumalale. Lähme jälle Jumala sõna juurde ja hakkame seda koos uurima. Palvetame ühe hetke enne. Isa, ma tänan sind, et sinu püha vaim on siin paigas. Isa, palun, et sa annaksid täna meile ilmutuslikke teadmisi. Isa, et me õpiksime sind tundma, mõistaksime, kuidas sina tegutsesid. Ja isa, anna meile ka vastuseid ja juhtimisi ja nõuannet. Isa, et me võiksime käia täies tervises. Ja isa, et inimesed ka, kes on seda hiljem ka vaatamas, isa, et nad võiksid võtta vastu selle, mis neile kuulub. Isa, ma tänan sind, ava mulle ka sõna uks, et kuulutada sinu tahet ja sinu plaane ja sinu eesmärke. Tänu sulle, isa, selle eest, mis sa teed Jeesuse nimel. Aamen. Aamen. Nii, ma täna räägin sest huvitavast alast tegelikult seoses tervenemisega ja see on sinu tähelepanu. Ja jällegi seesama küsimus on, miks ka mõned kristlased on haiged ja see põhjus, üks võimalus on see, et nende tähelepanu on valede asjade peal. Sa küsid, kas sükke asi võib tõesti midagi mõjutada? Me hakkame täna vaatama ja hämmastama, kui palju see võib mõjutada tegelikult. Ja lähme kõigepealt Luuka evangeeliumi 5. peatükki. Nüüd siin on üks paar head kirja kohta, mis näitavad seda, millest kõigepealt hakkab sinu tähelepanu peale. Ja see tähelepanu ei ole alati ainult konkreetse koosoleku või konkreetse situatsiooni suhtes, kus sa kuuled Jumala sõna, vaid see hakkab ka teatud sinu hoiakutest ja suhtumistest, mis valmistab selleks, et asju tähele panna. Sest need asjad, mida sa ei pea oluliseks ja mis sa pead väheväärtuslikeks, neid sa lihtsalt ei panegi tähele. Sulle lihtsalt ei lähe see korda. Nagu see on see minu üks lemmikluus, mis ma olen rääkinud sellest, kui väikse lapsena kodus vaadati ikka aktuaalset kaamerat ja kui jõuti sinna selle uudiste lõppu ja sellele ilmateade, siis oli see koht, kus kõik pidid vait olema. Sest vanemad tahtsid kuulda, missugune homme saab ilm olema. Ja siis ilmateataja tuli sinna ette ja rääkis aga jällegi, et missugune kõrgusega küll laine saab olema ja kus kohast tuleb madal rõhkkond ja kui tuleb hoopis kõrgrõhkkond ja siis on seal mingisugused erinevad asjad seal vahelduvad ja asjad ja tuuled puhuvad ja siis ta ütles lõpuks, et tuleb 15 kraadi sooja ja võib-olla võib ka veidikene vihma tulla. Nüüd kogu see ilmateade oli läbi, kui sa oleks kellegi käest küsinud, et kus kohast see madal rõhkkond tuleb, mis suunast või kui kõrge saab olema laine, siis kõik oleks sulle otsa vaadanud kaame näoga, et mis asi, mis laine ja mis madal rõhkkond, siis keegi pole kuskil rääkinudki seda üldse. Aga tegelikult ta rääkis sellest. Aga kui sa küsid, kui palju sooja tuleb, täpselt teatakse. 15 kraadi ja kas tuleb 100 vihma ka ja natuke võib 100 vihma. Mis pärast? Sellepärast, et inimene otsustas tähele panna midagi. Aga miks pärast? Sellepärast, et see oli see, mis talle korda läks. Ja see on üks väga oluline asi, mis on nagu üks filter tegelikult seoses tähelepanuga, on see, et inimesed just ka isegi koosolekus või ka ütleme isegi Jumala sõna kuulates või õpetust kuulates võivad teatud asju panna tähele, sest nad ennast häälestavad ja valmistavad selle jaoks, et seda tähele panna. Ja mõned inimesed võivad ennast valmistada ja häälestada, et nad ei pane tähele mõningaid asju. Siis üks asi, ma panen selle siia vahele ka, üks asi, millega on seotud ka see sama tähelepanu ja see huvi selle vastu, mis räägitakse, on seotud ka isegi sellega, kes räägib. Kui sa kuulutad välja, et tuleb mingisugune välismaalt hästi tuntud jutlustaja, võib-olla kelle nimi on kõigile teada, kõik kristlased teavad teda, tal on mingid suured koosolekud kuskil näiteks Tallinnas mingisuguses suures saalis, näiteks mis selle halli nimi on, mitte enam Saku suur hall, mis iganes ta on siis täna, mis hall ta on, nimed kogu aeg vahetuvad. Selles suures saalis võib-olla oleks seal mingid koosolekud ja väga palju tuleb rahvast kohale ja tuleb suure ootuse ja põnevusega. Nüüd, kas see sõnum, mis ta räägib, on loodetavasti, ma usun, et ta on hea, kui ta midagi head on rääkimas. Aga see sõnum võib-olla erineb võib-olla sellest, mis võib-olla nende koguduses on räägitud mingid ajal, alati ei pruugi erineda. Nii et selles mõttes inimesed lihtsalt lülitavad oma ootuse ja põnevuse teatud situatsioonides sisse. Nad võiks seda teha tegelikult igal ajal. Aga vaatame korra, siin on mõningad näited sellest, kuidas just seesama tähelepanu on mõjutatud sellest, kuidas inimesed lülitavad oma ootuse sisse. Ja Luuka 5.1 ütleb niimoodi, ta räägib siis Jeesusest ja nendest ka inimestest ja ütleb, et aga sündis, kui rahvas tema juurde tungis Jumala sõna kuulama ja ta seisis Geneetsareti järve ääres. Nüüd, kui sa märkad, ta ei kasuta sõna, et nad tulid lihtsalt kuulama, mis räägitakse, vaid nad tungisid.
Ja nüüd seesama ongi tegelikult seesama tähelepanu, selleks, et tähelepanu võiks olla oma maksimumi peale, on sageli meil on vaja teha mõningaid samme, mis ei ole ainult selle konkreetse koosoleku see, kuidas ma kuulan lihtsalt, vaid seesama see igatsus, see janu ja seesama sõna otseses mõttes tungimine koosolekule. Mul tuleb meelde aastaid tagasi, kui Benny Hinn oli, see on päris palju aasta tagasi kõva, ligemale varsti hakkab 20 kanti jooksma juba, vist ongi, kui ta oli Helsingis jutlustamas. Ühed koosolekud olid seal ja me siit Kaiga kahekesi otsustasime minna sinna nendele koosolekutele ja tegelikult sa ootasid vist Joosepit tol ajal. Jonathan, arvad, et okei, mis iganes pidi see oli. Üks lastest igal ei olnud vähemalt sündinud. Ja see oli päris parasjagu aasta tagasi juba. Ja siis me läksime sinna koosolekutele ja meie eestlastena mõtlesime seda, et need on ju nii põnevad ja nii olulised koosolekud, et kindlasti inimesed on juba tundide viisi ennem seal ukse taga ootamas, nagu Benny Hinn ise räägib oma raamatutes, kuidas tema Katrin Kuhlmanni koosolekutele ukse taga ootas juba mitu tundi ennem. Ja mõtlesin, et see on samasugune meelsus. Me läksime mingisugune, ma näete, kas oli 3-4 tundi, rohkem isegi läksime ukse taha, mõtlesime, et rahvas kindlasti ootab, midagi pole, mitte midagi ei toimu. Mõtlesime, et okei, vist ei ole siin väga suurt põnevust. Siis läksime lihtsalt veel linna peale igast asju tegema, seal Helsingi linn oli meil tol hetkel üsna võõras ja tegelikult täna ka ma ei tea sest eriti midagi. Ja siis tulime niimoodi, et umbes tund aega varem tulime kohale. Ja jälle oli seal ainult üks punt eestlasi, kuskil 10 inimest seal ukse taga. Ja ülejäänud tulid kõik kohale alles mingi siis, kui uksed enam-vähem avati, vist see oli tund aega ennem kui avati need. Ja ka meie olime eestlastena seal esimeste seas nii-öelda kohal ja me sõna otseses mõttes jooksime, et saada, nagu öeldakse, need kõige paremad kohad, mingid esimesed read olid reserveeritud, aga me saime seal kuskil teise ja kolmandasse ritta selles mõttes kohe sinna. Nüüd hämmastav oli see, et see mõjutas väga oluliselt seda, mida Jumal sai nendel koosolekutel meie jaoks teha. Ma mäletan ise seda siiamaani, kuidas see Jumala auhiilgus tuli alla. Ja seal oli ka kindlasti koosolek, ma ei jälginud teisi inimesest, et see mulle nagu huvi ei pakkunud tol hetkel. Aga ma olen kindlasti meenunud, seal kuskil tagumistes redades oli mõningad inimesi, kes lihtsalt kaamernäoga vaatas ringi, et okei, mis siin siis toimub. Aga me saime Jumala au poolt sõnases mõttes puutud, Jumala auhiilgus tabas meid seal esimestes ridades ja need, kes olid tulnud kohale. Ja see sama mentaliteet, sa näed, siin on ka, need inimesed tungivad kohale. Ja see on see esimene samm tegelikult selle sama tähelepanu puhul ongi just see kohale tungimine lausa. Ja vaete vahel inimestel tänasel päeval on nii mugav tulla koosolekutele. Meil on igasugused transpordivahendid siin Tallinnas, isegi kui sul omal autot ei ole, siis sa saad tulla ühistranspordiga kohale ja sa saad teha erinevaid asju ja väga mugavalt tulla kohale. Ja vaete vahel, kui need mugavused on mingil kombel häiritud või mingisugused probleemid tekivad, ma ei tea, mis iganes on. Näiteks, kui sul on auto, et see auto ei lähe käima või on liiga külm või on liiga pime või vihma sajab või erinevad asjad. Ja mõned inimesed jätavad sellistel põhjustel kogudusse tulemata. Ja see näitab seda, et tegelikult see ongi juba seesama põhjus, et nad ei ole tegelikult tungimas Jumala sõna kuulama ja nad ei ole ka selles positsioonis, et oma tähelepanu sellele pöörata. Ja see on seesama asi, seesama hoiak, millega sina tuled koosolekule kohale. Või vaata näiteks ka Luuka evangeeliumi 6. peatükis. See on siin üsna lähestikus. Ja siin ta ütleb 17. salmis niimoodi nende inimeste kohta. Rääkis sellest inimestest, kes seal kokku olid tulnud. Tegelikult ma loen sulle natuke eespoolt. Vaata Luuka 5.15. See kirjeldab üsna sarnast situatsioon, ütleb, aga sõnum temast levis laiemale ja palju rahvast tuli kokku teda kuulama ja temalt tervist saama tõbedest. Kas sa märkad, ta kirjeldab siis palju rahvast. Nüüd, kui vaatad seda Luuka 6.17, ütleb nendega siis ka koos jüngritega ta astus alla ja jäi peatuma lagedale paigale. Ja seal oli suur hulk tema jüngreid ja kogu Juudamaalt, Jeruusalemmast ning Tüürose ja Siidoni rannamaalt suur rahva kogu, kes olid tulnud teda kuulama ja ennast laskma parandama oma haigustest. Ja ka need, keda rövedad vaimud vaevasid, said terveks ja kõik rahvas püüdis teda puudutada, sest vägi lähtus temast ja parandas kõik. Kui sa märkad, kui paljud seal said terveks koosolekul, kõik, kes olid haiged ja kõik, kes olid isegi kurjadest vaimudest vaevatud.
Nüüd me näeme tegelikult ühte tohutut mass tervenemist. Nüüd aga millest see hakkab peale? Kui sa vaatad seda kirjeldust, mida ta kirjeldab, ta räägib siin sellest suurest hulgast Jeesuse jüngritest ja siis ta räägib inimestest, kes on tulnud Juudamaalt, Jeruusalemmast ja Tiirose ja Siidoni rannamaalt ja see nimetab seda rahva koguks. Tavaliselt see räägib võimalik isegi lausa tuhandetest inimestest. Ja ta ütleb, et need inimesed olid tulnud teda kuulama. Nüüd me näeme jällegi, siin on üks väga oluline suhtumine. Mõtleme tollesse aega tagasi. Ronge ei ole, autosid ei ole, jalgrattaid ka isegi ei ole. On olemas ainus nii-öelda transpordivahend võib olla mingisugune loom. Ja kui rääkida sellisest loomast, kellega saab nii-öelda sõita, siis see oli veel ikkagi mingis mõttes nagu luksus. Sest need, kes juba põllupidamisega tegelesid, võib-olla nendel olid mõned härjad või midagi sellist, aga härjaga sa ei hakanud sinna kohale tulema, see ei olnud nagu eriti kiiresti liikuv elukas tegelikult. Nii et selles mõttes saame aru, et tegelikult seisuliselt ikkagi suurem osa neist tuleb jala kohale. Kui sa otsid kaardi pealt välja, kus asub Juudamaa, Jeruusalemm ja Tüüros ja seesama piirkond, kus nad koos olid, siis sa avastad, et on tegemist distantsidega, mis jooksevad mõndadel puhkudel 100 kilomeetritesse. Ja tegemist on inimestega, kes tulevad jala kohale 100 kilomeetreid. Miks pärast? Sest neil läks korda see sõna, mida räägiti. Ja sealt hakkab nüüd seesama tähelepanu küsimus. Kui palju sa oled valmis nii-öelda piltlikult maksma, saad aru, ma ei mõtle mitte rahalises mõttes, vaid välja käima ja pingutama, et sõna kuulda. Ja see paneb väga otseselt paika, sest kui sa oled teinud selle pingutuse, sa lülitad ka oma tähelepanu sisse. Näiteks me ise oleme käinud mõningatel konverentsidel, kuhu minemine on võtnud meie jaoks aega, pingutust, tunde, isegi võib-olla mõnes kontekstis päevasid. Ja mis see tegelikult toodab seesama aeg, kus sa oled sinna minemas? Sa mõtled, see on ju kõik võib-olla väsitav ja kurnav ja mis iganes, aga see toodab tegelikult sinust seda, et sa valmistad ennast ette, et ma lähen, kui ma olen nii palju vaeva näinud selle jaoks, ma olen pingutanud, juba oma raha kulutanud, ma lähen ühe eesmärgiga, ma ei lähe sinna lihtsalt aega veetma, ma ei lähe lihtsalt aega surnuks lööma. Ja ma lülitan sellega plaksti sisse oma tähelepanu. See ongi see üks asi tegelikult, mida see meie tänapäeva ühiskond sageli oma mugavusega loob keskkonna, kus inimesed just selle sama mugavuse pärast ei lülita sisse oma tähelepanu. Näiteks isegi saame aru meie interneti, igasugused ülekande võimalused ja kõik see, et me saame salvestada siin. See on üks hea ja positiivne viis, kuidas me võime Jumala sõna levitada. Amen. Aga oleme ausad, inimesed, kes ilma põhjuseta teadlikult vaatavad lihtsalt ülekannet. Nad ei ole võib-olla väga kaugel, aga lihtsalt nad ei vitsi tulla kohale. Neil pole mingit sisukat muud põhjust. Nad sageli sellega juba lülitavad endal mingi osa sellest samast tähelepanust välja. Miks pärast? Sest et nad ei pea seda asja nii oluliseks, et päris kohale tulla, sest et saab ju sellest aparaadist ka vaadata. Mis iganes telefon või pad või mis iganes asendus see on. Et ma ei hakka tulema kohale, mul on siin ja teist ja kolmandat asja teha ja meil võib olla igast vabandusi, olgu nende vabandusega, kuidas on, mõni võib-olla on neist nagu nii-öelda sisukas, aga mõni neist ei ole alati eriti sisukas. Ja nendel inimestel oleks võinud ka terve hunnik vabandusi olla. Pikk maa ja kuum ja külm ja mis iganes saad aru, sest nendel oli see, et päeval oli väga kuum ja öösel oli külm, sest kõrbepiirkondas oli väga veider kontrast tegelikult. See, et sul päeval võib kes teab, kui kuumaks minna öösel täitsa ikka väga külmaks. Nii et selles mõttes ja kogu selles ajas sa nagu öeldakse, pead liikuma edasi, sul on vaja süüa, sul on vaja juua, ilmselgelt vett veel kaasas vedada, sul on igasugused ohud, kõik võimalike röövlite ja sükeste inimeste poolt, kes ka tol ajal eksisteeris, neid palju arvestatud rohkem. Et selles mõttes see ei olnud lihtne ja nad pidid kõigist nendest asjast üle astuma. Need ebamugavused ei sobi, mis iganes. Ja tänapäeva inimene on sageli sellega nii harjunud ja sellepärast jätab selle tegemata ja sellepärast ta ka ei pööra tõeliselt tähelepanu sellele, mida ta kuuleb. Et see on selles mõttes, see on oluline. Mismoodi, kui palju sa nagu piltlikult pead välja käima või pingutama selleks, et tulla koosolekule. Ja vaata vahel mõni võib küsida ka, et kas peab minema teise maailma otsa konverentsile. Keegi nagu isegi viskas ühe nahaalse asja, ma toon selle tsitaadi isegi välja, te ei tea seda inimest nagu nii. Mul Facebookis on lihtsalt igasugused sõpru vahetel. Ja kui me panime oma viimasest Ameerika konverentsil käimisest nii-öelda pilte välja, ta viskas sinna kommentaaridesse, et kas Eestis ei ole püha vaimu?
Ma kustutasin muidugi ära selle kommentaari, sest see oli väga kohatu ja sobimatu. Sest et see ongi sama aru, et inimesed ei saa aru sellest. Küsimus ei ole Ameerikasse minemises. Küsimus ei ole selles, et püha vaim ei ole siin, aga on teatud kohad, kus sa pead olema kohal ja sa pead pingutama ja minema sinna kohale. Sest see käivitab sinust teatud ootuse, teatud igatsuse, teatud olulised asjad ja vahest on mõningad kohad, kus kui sa kohal ei ole, siis teatud asjad ei sünni sinu elus. Ja me seekord nägime seda ka praktilise asja kohal, kuidas Jumal meid õnnistas totaalselt tegelikult. Kui me oleks kohal olnud, see oleks ära jäänud lihtsalt. Ja nüüd ma ei ütle seda, et see on ainus põhjus, miks me pidime kohal olema. Ilmselgelt Jumalal oli midagi olulist meile rääkida ka. Et see on selles mõttes, me peame sellest aru saama, et meil tuleb vahest olla teatud kohas ja minna pikki distantse ja olema valmis pingutama selle jaoks. Ja selles on midagi valet. Et kui sinule Jumala vaim annab südamesse, sa pead kuskil kohas kohal olema ja see nõuab sinult pingutust, see pingutus on väärt seda. Sellepärast, et see sõna on väärtuslik. Ja see lülitab sinu ootuse, igatsuse ja janu sisse. Amen. Nüüd lähme 2. Moosese 15:26. Tuntud kirjakoht, mis ütleb niimoodi. Kui sa tõesti kuulad Jehova oma Jumala häält. Nüüd teen korra pausi. Kui keegi ütleb tõesti kuulad, mis see tähendab? Sellepärast ongi vahest hea vaadata mõnda teist tõlget. Näiteks laiendatud tõlge tõlgib selle fraasi niimoodi. Kui sa kuulad hoolikalt issand oma Jumala häält. Niisiis, seesama tõesti kuulamine ei ole mitte lihtsalt kuulamine, vaid see on hoolikalt kuulamine. Ehk siis millest ta räägib? Tähelepanust. Seesama, et sa otsustad oma tähelepanu sellele sõnumine keerata. Ehk siis alati tähelepanu pööramine tähendab milleltki tähelepanu ära pööramist. Sest meie ümber on alati igasuguseid asju, millele me võime tähelepanu pöörata. Ja see on see täna, millega ma hakkan ka tegelema, kus inimesed pööravadki valedele asjadele tähelepanu ja see on see, mis röövib nende elust selle ime, mis Jumal tahab teha. Et kui sa tõesti kuulad Jehova Jumala häält ja teed, mis on õige tema silmis, paned tähele tema käske, sa märkad, ta ütleb just, paned tähele tema käske. Ja siin ta laiendatud kasutab sõna kuulate ja teete nende käskude järgi. Ja siis täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainustki neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Jehova su ravija. Niisiis, selleks, et Jumal oleks sinu ravija, ta on pannud tingimused. See ei ole lihtsalt kirjutatud, Jumal ütleb, et mina olen sinu ravija. Ja ta ei ütle niimoodi. Ta ütleb, et kui sina täidad selle omapoolse osa ja täidad need tingimused, mis ma sulle annan. Ja need tingimused ei ole lihtsalt antud, et kuula, mis ma räägin, vaid et sa kuulad hoolega ja teed selle järgi. Üks asi, kui sa loed eestikeelses tõlkes, tegelikult meil eesti keeles on niisugune väljend nagu kuulama. Aga meil on üks teine väljend veel ja see on kuuletuma. Ja tegelikult väga sageli nendes kohtades, kus piibel kasutab sõna kuula või kuulake minu sõna, siis tegelikult ta mõtleb sellega all mitte ainult nii-öelda teksti kuulamist, vaid ta mõtleb ka kuuletumist. Just see on see, et enamus teised tõlked viitavad sellele ka, toovad selle nüansi välja ja meil eesti keeles võib-olla kohe ei saa sellest aru, kuigi et see tähendab ka seda tegelikult sageli. Vahest, kui me näiteks lapsevanem riidleb oma lapsega, ütleb, miks sa ei kuula mind? See, mis see tähendab, tegelikult ta ütleb, miks sa ei kuuletu mulle. Et see on seesama tegelikult, me kasutame seda väljendit, aga me peame aru saama, et kui piiblis seda kasutatakse, tegelikult seda siin on ka mõeldud just. Mitte lihtsalt, et sa kuulad jutu ära, mis Jumalal rääkida on, ei, vaid et sa ka teed selle järgi. Ja nüüd siis ta on sinu ravija. Niisiis, kui sa tõesti või kui sa hoolikalt kuulad tema sõna, niisiis Jumal ei ole öelnud, et lihtsalt kuulad, vaid hoolikalt. Ehk siis järelikult saame aru, sinu tähelepanu on ka sinu meelevallas. See tähendab seda, et sina võid pöörata oma tähelepanu sellele sõnale ja võid ka mitte pöörata sellele. Sest kui ta ütleb, et hoolikalt tuleb kuulata, siis on võimalik ka mitte hoolikalt kuulata. Ehk siis näiteks ka seesama tänasel päeval eesti keeles väga naljakas sõna, nagu seda nimetatakse rööprähklemiseks. See on üks väga veider sõna. Inglise keeles on multitasking. See kõlab ka väga naljakalt muidugi. Nüüd, millest see räägib tegelikult? See on see, kus inimesed üritavad samaaegselt mitut asja teha. Aga hämmastav on see, et nad ei tee ühtegi korralikult. Et nagu, kui sa üritad näiteks telefoniga, räägid kellegiga juttu ja keegi kõrvalt üritab samal ajal sinuga midagi rääkida.
siis mis tekib? Sa ütled, et kuule, kas üks ole nüüd vait või teine jää ootama. Selles mõttes sul ei õnnestu korralikult sisukalt mõlemaga rääkida. Ja tegelikult, kui me ausalt ka, kui me räägime Jumala asjadest ka, sul ei õnnestu Jumala sõna uurida ja samal ajal millegi muuga tegeleda. Ma jutluse ajal kuulan jutlust ja võib-olla, ma ei tea, surfan mobiilis ringi samal ajal või saadan e-maile või SMS või mida iganes. See ei tööta niimoodi. Sa lihtsalt ei saa seda teha tegelikult, sest et see ei ole seesama tõesti kuulamine. See ei ole see hoolikas kuulamine, see on lihtsalt see, et osa su tähelepanu läheb selle ühe asja peale ja osa läheb teise peale ja sa saad sellest sõnast võib-olla ainult poole. Ja kui sa saad sellest pool, siis sa saad ka pool tulemust. Või sageli tegelikult isegi, kuna see ei ole hoolikas kuulamine, sa ei saa tegelikult üldse tulemust. Et Jumalaga on sageli see, et kas kõik või mitte midagi. Nüüd vaatame õpetussõnade 4. peatükki. Nüüd need on sellised head kirjakohad tegelikult, mis räägivad Jumala sõna kuulamisest, aga ma räägin just sellest tähelepanu rõhuasetusest just. Õpetussõnade 40 ütleb, kuule mu poeg ja võta vastu mu sõnad, siis saab sulle palju eluaastaid. Ma õpetan sulle tarkuse teed, ma juhin sind õigeisse rööpasse. Kui sa seal käid, siis on su samm vaba ja kui sa jooksed, siis sa ei komista. Haara kinni õpetusest, ära lase lahti, hoia seda, sest see on su elu. Kas sa märkad siin, alguses ta räägib paljudest eluaastatest, ilmselgelt millele see viitab tervisele. Kui sa haige oled, siis sa ei eraliti ka palju aastaid. Nüüd aga kui sa vaatad 13. salmi, siis ma loen sulle laiendud tõlkes selle 13. salmi. Miks ta kasutab sükest väljendit haara kinni? Ta ütleb, võtke õpetusest kinni, otsige seda aktiivselt, haarake sellest kindlalt kinni ja ära lase lahti. Hoia teda, sest ta on sinu elu. Nüüd me näemegi tegelikult, mida ta räägib. Ta räägib ühest järeleandmatust ja süksest ka innukast tähelepanust just selle sõna peal. Mismoodi sa haarad õpetusest kinni? See on see, et sulle läheb see korda. Sa pead seda oluliseks, sa tahad seda kuulata ja pöörad oma tähelepanu selle peale. Tegeled sellega. Nüüd see on väga oluline element, et meil ei ole vaja lihtsalt midagi kuulata. Vahest mõni ütleb, okei, ma kuulan nüüd tervenduskirja kohti või kuulan, mis see jutlustaja räägib ja lihtsalt lasen sellel taustaks joosta. Selline asi ei ole efektiivne. Sa pead oma tähelepanu saama sellele sõnale, et see muudaks su elu. Sul tuleb sellest kinni haarata, loen uuesti. Võtke õpetusest kinni, otsige seda aktiivselt, haarake sellest kindlalt ja ära lase lahti. Näeme, kas sa märkad, siin on üks väga järeleandmatu jõuline kinnihaaramine. Ja ütleb, hoia teda, sest ta on sinu elu. Nüüd vaatame õpetussõnade 4.20. See on üsna loogiline, et selle kirjakoha peaks siia tooma sellesse teemasse. Ja õpetussõnade 4.20. See ütleb siis, mu poeg. Nüüd see viitab ilmselgelt kindlasti tütardele ka. Kuigi et see Saalomon rääkis seda sel hetkel oma poegadele, aga printsiibina see kehtib kõigi jaoks. Ta ütleb, mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrmu kõnede poole, ära kaota neid elenisel silmist, hoia need oma südames. Üks värkata kasutab erinevaid väljendeid, mis nii-öelda võrdpildina me kasutame tegelikult mille puhul, kui me räägime tähelepanu pööramisest. Mis tähendab väljend pööra oma kõrmu kõnede poole? Kas ta mõtleb sõna otseses mõttes, et sa pead nagu oma kõrva pöörama? Ei, ta ei mõtle seda, vaid ta mõtleb sellega just selle võrdpildiga pööra oma tähelepanu. Selle tähendab just see kuulates. Ehk siis. See tähendab seda, et kuidas sa kuulad seda. Pööra oma tähelepanu sedasi selle sõna peale. Ja siis ta ütleb, et ja hoia neid oma südames, oli siis 21 salm, sest need on eluks sellele, kes need leiab ja terviseks, või nagu siis algsteksti sõna siin on siis ravimiks kogu ta ihule. Me näeme siis, et seesama sõna, mida sina kuulad, see võib olla sulle ravimiks. Miks ma kasutan sõna võib olla? Sellepärast, et siin on ka tingimused pandud. See ei ole lihtsalt automaatselt. Mõni ütleb, et okei, ma kuulan tervenduskirja kohta, ma loen tervenduskirja kohta. See on hea, aga see on väga oluline, kuidas sa seda teed. Sest et selleks, et see ravim võiks sinu nii-öelda südamesse minna,
Sest ka see märkad, ta ütleb, et see on ravimiks koguda ihule, siis ütleb, hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Nüüd meie tervenemine, saame aru, see Jumala vägi on see, mis teeb seda sinu ihus. Aga kuidas see hakkab toima? See on see, et see teatud asi jõuab sinu vaimu ja sinu vaimu läbi toimub see tervenemine. Ehk siis, mis asi? Usk on sinu südames ja sinu usk on see, mis sind teeb terveks. Ehk sinu usk võimaldab sellel väel tulla sinu ellu, siis ka sinu vaimsesse inimesesse ja selle kaudu ka omakorda sinu füüsilisse inimesesse. Amen. Ehk siis, Piibel ütleb, et Jeesus haavade vermete läbi sa oled terveks saanud, nüüd see on vaimne reaalsus, mis on sinu oma, mis kuulub sulle. Sa võtad vastu oma tervenemise selle hetkel, kui sinu peale näiteks pannakse käed, see on sinu oma sel hetkel. Nüüd see on vaimses mõttes sinu oma, see on sinu südames paika pandud, aga sa ei pruugi oma füüsilise ihust veel tunda, aga nüüd see peab tulema esile. Nüüd see on väga oluline, see toimub just sinu südames toimuva kaudu, see, et see ime saab esile tulla. Nüüd vaata veel ühte kirja kohta. See on Markuse 4.24. Ja ta ütles neile, Jeesus ütleb siin, pange tähele, mida te kuulete, mis mõõduga te mõõdate, sellega mõõdetakse teile ja teile lisatakse veel juurde. Et kui sa niimoodi seda lihtsalt loed, see tuleb päris huvitavana. Mulle meeldib alati lugeda seda laiendatud tõlget, sest see annab vahest sellele asjale nagu selle veel niisuguse mahlakama. Ja ma loen sulle sama selle salmi laiendatud tõlkes kuulen toolega. Ja ta ütles neile, vaadake, mida te kuulete. Ja vaata, mis nüüd ütleb. Mõtlemise ja õppimise mõõt, mille te kuuldud tõele annate, on väe ja teadmiste mõõt, mis tuleb teile tagasi ja teile, kes kuulete, antakse veel peale. Tähendab seda, nüüd see sama, kuidas sina võtad aega, et sõna üle mõtistada. See, kuidas seda sa uurid õppimise mõõt. See sama mõõt, mida sina paned sellesse. See tuleb sulle tagasi, millisel viisil. See sama väe ja teadmiste, ehk siis ka just selle ilmutuslike teadmiste mahu pealt. See tähendab seda, et sina saad määratleda seda, kui palju Jumala väge sinu elus on tegutsemas. Mille kaudu? Sellega, kui sa suurendad seda sama igatsust ja seda uurimist ja seda sama paned suurendada seda mõõtu. Amen. Nüüd see ei ole küsimus niivõrd selles ajamahus alati, vaid just selles samas innukuses ja selles tähelepanus, mis sa paned selle sõna peale. Ja mida rohkem sa seda suurendad, seda suuremaks läheb vägi sinu elus ja suuremaks läheb ka see ilmutus sinu elus. Amen. Ma loen uuesti sulle see, võib-olla jää kohe ei meelde. Ta ütleb, et mõtlemise ja õppimise mõõt, mida te kuuldud tõele annate, on väe ja teadmise mõõt, mis tuleb teile tagasi. Kas pole hämmastav? Niisiis, see, mida sina paned sellesse sõnasse, see, kui palju sa igatsed sellest sõnast, on see, kui palju sa saad tagasi. See sama just tähelepanu küsimus. Mida sa otsustad tähelepanu? Kuidas sa paned tähele Jumala sõna? Ja see hakkab muutma seda olukorda, see hakkab tooma sulle sinu ellu väe ja seda ilmutuslikke teadmisi. Amen. Et see on väärtuslik asi tegelikult, mida me kristlastena peaksime tegelikult igatsema, on see, et me tahame tähelepanuga kuulata Jumala sõna. Amen. Amen.